Täna on reede. Tartu Ülikooli meeskond peab Balti liigas viimase mängu. Äsja on lõppenud hommikune visketreening, peatreener Gert Kullamäe. Millise tundega siis tänasele viimasele mängule vastu lähed? No ma ei tea, suhteliselt hea tundega, et ma arvan, et meeskond on valmis ja viimane mäng kodupubliku ees, et vaatamata sellele, et meil on üle kivide ja kändude see hooaeg läinud, siis viimases mängus tahaks igal juhul mängida hea mängu ja seda enam, et see on kodupubliku silmes, nii et ma usun, et mängijad on valmis ja treenerid on valmis. Aga kas jääb kuidagi kripeldama ka see Balti liiga hooaeg sellel korral, et tavaliselt on Tartu ju mänginud vähemalt play-offis ja jõudnud ka ju korra Final Fouri ja ka kolmanda koha koju tegelikult ära toonud, et nüüd üsna tabeli lõpuosas, et on selline natuke nukker tunne ka, et Balti liiga niimoodi on läinud sellel hooajal. No eks ta kindlasti on, ma arvan, aga midagi ei ole parata, et hooaja keskel ja hooaja alguses me andsime ikkagi siukseid punkte ära, eriti siin veel kodumängudes, mis ma arvan saidki meile saatuslikuks, et mingil hetkel meie mäng ei laabunud nii, nagu me oleksime tahtnud ja ega nüüd viimased voorud on juba suhteliselt kindel olnud, et me ei saa play-offi, et oleme keskendunud rohkem oma mängule ja võib-olla hoopis vähem vastastele, et nii on jah kahjuks läinud. No ilmselt keset hooaega selliseid suuremaid analüüse ei tehta, aga nüüd kui sina nagu sellise peamehe rollis oled, et kas oled nagu tagasi ka mõelnud, et mille nahka tegelikult see Balti liiga hooaeg siis läks, et miks ei tulnud välja nii nagu tavaliselt ja kuhu kännu taha siis see mäng tegelikult jäi, oled sa nagu nüüd mõelnud ka natukene või? Täiesti aus vastus on, et ei ole, et suhteliselt kiiresti on see hooaeg läinud ja tegelikult on hooaja jooksul nüüd ka suhteliselt olulised muutused meil meeskonnas olnud, et kui me alustasime hooaeg või tavaliselt oleme alustanud 2-3 välismängijaga, nüüd alustasime 1 välismängijaga ja lisaks peatreeneri vahetus, lisaks vahepeal 1 põhimängija vahetus, et pean siin silmas Veidemanni lahkumist ja Kriisa tuli asemele, nii et siukseid momente on olnud aga niisugust süvaanalüüsi ma ei ole oma peas jõudnud teha, lihtsalt pole aegagi olnud selleks, et on läinud täpselt nii, nagu on läinud ja ma arvan, et lihtsalt nüüd tuleb vaadata tulevikku ja teha sellest hooajast nagu väga õiged järeldused igas mõttes, nii komplekteerituse osas kui ka mänguplaani osas, kui ka kõiges muus, nii et ma arvan, et tuleb unustada ära see mineviku värk ja vaadata nüüd kuidas saab neid asju paremaks teha. Täna on viimane mäng Balti liigas, ees ootab mõni mäng veel väljas Eesti meistriliigas ja siis tegelikult hakkavad play-offid, et kas juba käib ka raalimine ja mänguvideote vaatamine nii-öelda potentsiaalseks finaalmänguks või sinna veel natukene vara, et üritate siin veel kõvasti trenni teha, et loodetavasti siis finaalis ikkagi nii-öelda selle hooaja mustus maha pesta. Eks see on meie viimane võimalus see hooaeg, et ega midagi ei ole, see on reaalsus, et hooaeg on läinud täpselt nii, nagu ta on läinud ja ma ütlen Balti liiga seisukohalt, et Eesti karika me saime, aga teadupärast Eesti karikas on Eestis ikkagi suhteliselt marginaalne saavutus, et selle üle on küll hea meel, aga siiamaani ei ole seda ikkagi Eestis suudetud veel nii väärtustada, nagu ütleme teistes riikides on, et järelikult jääb ainult Eesti meistrivõistlused ja nagu varasematel aastatelgi, et ma arvan, et ei ole nagu mõtet Eestis korvpalli mängida või olla meeskonna treener ja rääkida play-offi jõudmisest või mingi medali võidust, et meie ainus eesmärk saab olla kuldmedal ja nii on see olnud ennem Tartuga ja ma arvan ka tulevikus ja on ka see aasta, et see on meie kindel siht sellel kevadel, jah. No meeskond on hooaja jooksul päris palju saanud kloppida meedialt, fännidelt ja nii edasi, et missugune õhkkond või kuidas mehed ennast praegu tunnevad, et nüüd, kus üks selline liiga saab tänasega läbi, et on neil nüüd nagu seda koormat ka natuke maha läinud või oled sa ise meestele öelnud, et vaatame ka edasi, et unustame selle, mis oli ja kuidas mehed praegu nii-öelda just psühholoogiliselt välja näevad või välja paistavad? Ega väljastpoolt tunduvad alati need asjad hästi hoopis traagilisemad, kui sa ise oled nagu siin sees ja nii-öelda 24 tundi selle korvpalliga seotud, siis need teatud mingisugused probleemid tunduvad hoopis teistmoodi kui väljast vaadatuna, nii et selles mõttes ma nagu sellele väliskriitikale väga palju nagu tähelepanu ei pööra, et
seda ma olen öelnud ka mängijale, et see on kõik siuke vaht, mis käib selle mängu juures ja spordi juures ja see on täiesti normaalne, aga kui sa ise oled igapäevaselt sellega tegeled, siis sa pead keskenduma sellele, mida sa teed ja unustama ära selle, nii et ma ei usu, et midagi hullu oleks mängijate peas või midagi, et see on normaalne, alati tuleb kriitikat, kui sa mänge ei võida aga noh, fakt on ka see, et kriitikal on alati vahe, et kui on põhjendatud kriitika, siis võtavad nii mängijad kui treenerid seda väga omaks, aga kui tuleb sihukest mõttetut lahmimist, nagu see hooaeg on tegelikult hästi palju olnud, siis see lassa jääb sinna nende kriitikute meelele. Aitäh, Gert, ja jõudu tänaseks mänguks. Ma vaatasin, et Rudupis tuli siia väga selliste keskendunud nägudega, et neil on Eestist ühte võitu kindlasti vaja, et loodetavasti siis täna teete selle võidu võtmise neile väga raskeks ja lõpetate positiivse noodiga Balti liiga. No ma loodan ka väga, et siit nad seda võitu kätte ei saa, et püüame küll kõik endast teha, et see viimane mäng jääks ikkagi meelde võiduna meile selles liigas sellel hooajal.